Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib. Tervitus kõikidele podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu saatekülaliseks on väga eriline inimene. Ta on jalgpalliklubi FC Flora president ja minu hea sõber Pelle Pohlak. Tere tulemast, Pelle! Tere, Kris, aitäh kutsumast! No kuule, siin pole küll vaja vist eriti pikalt küsida, et kuidas sina leidsid oma tee jalgpallini, aga räägi sellest ikkagi lähemalt. Kuidas algasid su esimesed trennid ja mis klubid need olid? Naljaga pooleks öelda, siis keegi mult ei küsinud, et kas ma tahan jalgpalli sees sündida või mitte. Et jah, et minu elu on olnud sünnist saati jalgpalli juures ja eks nagu igal, ma arvan, väiksel poisil mul hakkas ikka pihta seal koduhoovis mängides ja ma võisin olla 6 või 7 aastane, kui oli FC Flora Kehtnas, oli esimene treeningkord, et vist välja tuua siis näiteks esimeses trennis olime koos legendaarse Premiumi liiga mängija Rauno Tutkiga, ehk siis me oleme koos ühest treeninggrupist. Ja kui tuua siia sisse nii-öelda seosed Paide, kuna me Paides oleme, siis esimene treener oli Margus Uts, teine treener oli Viktor Mets ja kolmas oli Erki Keskküla, ehk siis kõigil on väga ju, ütleme, kahel siiamaani side, Paidega ja Erkil ka suhteliselt eriline side ikkagi, ehk siis nemad olid mu 3 esimest treenerit ja ütleme, kuna minu võib-olla siis tiivad ei kandnud Flora Kehtnast nii tugevasti, et ma oleks Tallinnast edasi pääsenud, nagu mõned poisid läksid, Rauno Tutk läks, siis ma läksin siis koduvalla võistkonna FC Koseridasesse läksin mängima. Mängisin seal 3 aastat 3. ja 2. liigat ja siis pärast ühte Kuressaare duubli mängu, toona oli Kuressaare duubel Serve JK ja pärast mängu nende treener Jan Važinski siis kutsus mind ja veel 2 kosemängijat Rene Elest ja Lauri Mikkelsoni Kuressaare Premiumi liiga võistkonna trenni, et äkki me 8 kuud, 9 kuud treenisime umbes Kuressaare juures enne, kui me siis lõpuks püsivalt üle läksime. Aga kui sa nüüd päris mehe ikka juba jõudsid, milline siis oli su kõige esimene jalgpalliklubi, kus sa oma nii-öelda karjääri alustasid? Ja, meestes oligi esimene oli Koses. Kose? Kus on ka tänapäevani? Ja ütleme siis pärast ma olin 9 hooaega mängisin Kuressaares ja pärast seda siis naasesin uuesti tagasi, ma läksin tagasi elama Kose valda ja siis hakkasin uuesti mängima Kose eest, aga ütleme, tänase päevani on Kuressaari selles mõttes väga eriline side, et ma pakun, et mingi circa 170 mängu ma olen umbes Kuressaare esindusmeeskonnast kokku mänginud erinevate sarjade peale, et see on ikkagi elus suhteliselt pikk aeg, peaaegu 10. Nii, aga jõuame siis nüüd FC Kuressaare juurde. Kui nüüd interneti andmed tõeks osutuvad, siis 113 mängu Prim liigas, päris nii-öelda soliidne ja viisakas tulemus. Jaa, mu viimane hooaeg kõrgliigas oli 24-aastasena ja umbes sinna, ütleme 113 kuskil seal see number peaks olema. Ja ma ei oska nagu kuidagi, kuidas ma ütlen, tagantjärgi mõelda, et oleks võinud nagu pikemalt kesta või et ma arvan, et selleks hetkeks oli selge, et ütleme, minu võib-olla oskused ei olnud sellisel tasemel, et kuskile kõrgemal liikuda, siis tundus loogiline, ütleme, teise suuna peale minna. Kui sa ütlesid 113 mängu äkki või, siis vist huvitav fakti, mul peaks olema kõrgliigas 4 väravat, millest ma olen vasakkalgne. Ma olen ainult ühe siis penalti vasakkallaga sisse löönud Marko Meeritsa vastu, kes toona oli FC Flora väravaht. Ehk siis ja ülejäänud 3 tükki kõik parem mälega. Okei. Aga sa oled ka mänginud Flora ridades palju? Jaa, ma Flora ridas mängisin, aga mitte meestes, ma mängisin noortes mängisin ja Flora Kehtnas. Ma isegi tänase päeval jään sul vastuse võlgu, kas see võis olla umbes 7 aastat. Et jah, ütleme, toona oli Floral see kandepind oli suurem, et erinevates kohtades oli treeninggrupid ja FC Flora Kehtnad teevad kõik ja sinna toodi ju nii Järvamaalt kui Raplamaalt ja ka Harjumaalt teatud kohtades toodi noori kutte kokku ja mängisid jah,
et vanad särgid on siiamaani alles kodus, jah. Okei, aga kui veel korra tulla tagasi selle EFC Kose juurde, et seal me oleme sinuga ka isiklikult võib öelda kokku puutunud, sest mina olen olnud teinekord Türi Kamniksi sotsiaalmeedia kulu ja me oleme vastaspool siis seisnud, siis ei ole koos kahekesti kandnud seda Flora rohesärki kuskil VIP-ruumis ja mängu vaadanud, siis me oleme vastasseis olnud sõber. Ei, nii on, ma olen sulle absoluutselt nõus. Ja, aga ütle nüüd, kuidas üleüldse see nagu praegusel hetkel on ju, kas sa tunned siis ka mingil, et pead olema seal võistkonnas see üks mingi alfa või mingi sukene nagu boss ikkagi neile noortele poistele, et teil on ikka suht noor koosseis ju? Jah, ei on väga, aga ma arvan, et ma olen elus ühte noortegruppi nagu treeninud ja enamik nendest mängivad täna seal esindusmeeskonnas, et ei, ma arvan, et eriline alfa olema ei pea ja ütleme, et minu kohustusi seal on järjest vähem, et seal on tublid kutid, kes seda asju üle võtavad ja teevad. Okei. Siit ongi kohe hea sul sõnasabast ja sõnaambust kinni võtta, et ütlesid, et treener on ju, et sa oled ka treeneri ametit pidanud, et räägi siis sellest vähemalt ja iseloomusta ka, et missugune treener sa üleüldiselt oled? Siis, kui ma mängisin Kuressaares, ma arvan, et äkki 3. aastat ma võisin olla kuskil 21-22 aastane, siis sama treener Jan Važinski, kes mind kutsus Kuressaare treeningutele, tema siis pakkus välja, et ma hakkaks A-klassi, toonase Kuressaare A-klassi võistkonnaga hakkaks mängudel käima. Nad võisid olla minust circa 4-5 aastat nooremad. Ja seda äkki ma tegin aasta. Pärast seda ma võtsin Kuressaare duubli Saare Mötka üle. Selle treenerina ma olin circa 3 aastat. Ja siis ma liikusin ja võtsin üle siis Flora 3. võistkonna, mida me täna tunneme siis Flora U19 nime all esiliiga B-s. Seal ma olin circa 3 aastat ja siis viimane aasta oli paralleelselt, kui ma Kuressaares mängimise lõpetasin pärast kas 9. hooaega või 8. siis ma võtsin 8 hooaegs ka Kuressaare treeneri amet üle, et siis ütleme loogilise jätkuna siis see Flora 3 tuli järgmistel edasi anda ja olin 2 aastat Kuressaare juures ja ütleme, Kuressaare oli just see keeruline periood, kus kõrgliigast oli välja kukutud, ma pakun, et 10-15 mängijat lahkunud, 2 hooaja jooksul ma andsin üle 20 debüüdi Kuressaare noormängijatele, et ma ei tea, praegu Premium-liiga mängijatest välja tuua võib-olla Tammekas mängiv Mairo Miil, Kuressaares mängiv Rasmus Saar, et nende siis esimesed minutid tulid toona minu käe all 2014 või 2015 hooaegadel. Okei, aga kui veel viimast korda nagu tulla Kuressaare juurde tagasi, kas sa oled äkki sellise legendiga nagu Martti Pukk ka jalgpalli mänginud? Jaa, ütleme, et kui ma noore kutina läksin Tallinnasse Kuressaare trenni, siis Martti oli siis see persoon, kes võistkonnas, ütleme, naljapuoleks kasutasid sõna alfa, et siis ta oli see võistkonna see alfa, kes ütleme, ta oli väga nagu tugev eeskuju, et ta käis põhitööl 9-5, pärast seal tuli kella 6 trenni, tegi 1,5 tundi väga tugeva pingutuse niimoodi 6-7 korda nädalas, ja ma isegi korra hüppaks tagasi, ma jätsin poolele su eelmise küsimusele ka vastamata, et kui sa küsid milline treener, siis ma ütleks, et mul olid mingid suhteliselt tugevad reeglid, võib-olla isegi rohkem nagu käitumise ja siuke distsipliini koha pealt, et mis on lubatud ja mis mitte. Ja kaitses olid kindlad printsiibid, mille alusel mängida, aga ütleme viimasel kolmandikul siis andsin suhteliselt palju vabu käsi ja kui Marti juurde veel tagasi tulen, siis jah, see on huvitav. Ma arvan, et ma mängisin Martiga lõpuks koos. Äkki isegi mängisime kõik need 9 aastat, äkki isegi mängisime koos, et ma lõpetasin 2013 Kuressaares ära ja siis 2017 ma tegin veel ühe esiliiga hooaja Kuressaarega ja seal hooaja lõpus oli Marti viimane mäng oli siis kodus Maardu linnameeskonna vastu ja see oli ka ühtlasi minu viimane mäng Kuressaares, ehk siis ta tuli Kuressaare natuke varem, aga koos läksin minema.
Ja siin ma võin muideks öelda, et ta on ka muideks Martin lahket nõus olnud võtma vastu minu podcasti kutse ja ühel hetkel ta siia saabub ja ma arvan, esimene asi, mis ma tahaksin tema käest küsida, kuidas saab üleüldse nii olla, et hiidlane on saarlaste kapten ja läheb siis sinna poole mängima, teil neil on aeg olnud siuke väike vastasseis ju. Näljaga pooleks siis jumal tänatud, et ma mandrilt nagu pärit olen Kose vallast, et siukest asja alla neelata, et hiidlane on saarlaste kapten. Jah, sa oled saarlaste käest küsida, et see on päris suur pahandus ikka. Oot, see oli küll päris vahvasti öeldud, aga jõuame nüüd sellise asjani, et kirjelda, missugune on näiteks nüüd konkreetselt presidendi tööpäev ühes jalgpalliklubis? Eks see on väga erinev olenevalt nagu nädalast, et eks kõige suurem on lõpuks ju see visiooni paika panek, et kuidas tahta, et klubi liiguks ja mis suunas. Kui me võtame, ütleme Flora siis visiooni, siis me tahame ju mängida eestlastega, ehk siis me paratamatult teeme enda, ütleme siis selle selektsiooni teeme natukene kitsamaks kui teiste klubil, kes ka välismaalt mängijad toovad ja skaudivad. Kindlasti ma ütleks, et see ainult eestlaste mängi tegelikult on väga, ütleme, huvitav väljakutse, et kui siin just nädalavahetuste uudis, et Kaares liitus siis Villareali noortevõistkonnaga, et siis ütleme, et ükski teine maailma klubi või ütleme liiga ei ole huvitatud eestlaste arendamisest, et siis selle võrra me teeme natuke elu raskemaks, aga selle väärtus on seda suurem, kui noortest meestest saavad head jalgpallurid või liiguvad välismaale mängima. Aga eks ütleme, mis on lõpuks võistkonna komplekteerimine, samamoodi on kontori poole Floras, et on vaja komplekteerida hea meeskond, kellega siis seatud eesmärk täita nii noortetöö poolel, esindusmeeskonna poolel ja eks need teemakoosolekud ongi vist kõige suuremad või ütleme kõige mahukamad, mida me igapäevaselt Floras peame, et eesmärgistame, mingi tagant kontrollime, et kas need eesmärgid on täitunud, kas meil on piisavalt noormängijaid jõudnud enda esindusmeeskonda, kas nad suudavad seal läbi lüüa, mis on need puudused ja nii edasi. Ja seda on kõike väga tore näha, et FC Flora väärtustab nii-öelda noormängijaid, olgu siis selleks tüdrukud, poisid üleüldse, mehed, naised, seda on tõesti väga-väga hea näha nagu minul isiklikult kui vännina ja ka kindlasti Flora poolehoidjana ja toetajana ja vännina mul nagu alati süda, ma ei tea, sulab võib öelda, et seda on tõesti alati vinge lae vaadata ja need mängud ja asjad. Ja. Eks kui sa fänne mainisid, et me saame fännidega paar korda aastas kokku ja nad avaldavad ka arvamust erinevatel teemadel ja eks ka fännide seas on palju neid, kellel väga meeldib, et ainult eestlased on, aga on ka neid, kes ütleks, et üks-kaks ütleme, head välismaalast võiks ka pundis olla, aga ma olen seda korduvalt intervjuudes välja ka öelnud, et sellele teele me läheme siis, kui teatud positsioonil pole mitte ühtegi, ütleme, head või potentsiaalikat noord mängijat võtta või me ei suuda neid endale tuua. Ja üht asja siis mina isiklikult nüüd ka ütleme siis välin ütlen ära presidendil on ju, et see näitab ju seda, et tegelikult saab väga hästi omaenda Eesti poistega ja tegelikult ka Vene poistega mängida jalgpalli ja ei olegi neid välismaalasi vaja, sest tulemused räägivad iseenda eest. Ja ma olen üks huvitav asja rääkinud, kui me saime 2021 konverentsiliiga gruppi, siis esimese Eesti klubina, siis helistasid erinevate riikide ajakirjanikud ja küsisid, et esimest korda, et kas on eriline ja mis on selle töö taga ja miks te ainult eestlastega mängite ja siis üks Prantsusmaa spordiajakirjanik väljendas siis intervjuu lõpus enda siukest teatud meelsust, ta ütles, et tema arust on tegu kergelt rassistliku juhtumiga, et ühtegi teist jalgpallut peale eestlast ei võta, et see nagu päris õige lõpuks ei ole. Jäime sõbralikult eriarvamusele, aga jah, vaata, maailma võimalik väga erinevalt vaadata vastavalt sellele, kus sa nagu elad, et ma ütlen, et ma arvan, et me oleme küll väga uhked selle üle, et me mängime ainult eestlastega ja ma usun, et ka suhteliselt edukalt. Ja me oleme, jah, selles suhtes mina nõustun absoluutselt täiesti sinuga. Aga nüüd, kui jõuaks nagu teise valdkonnani üldse, kas on mulle rääkida mingid kummalised lood või põnevad vahejuhtumid? Kohe selle sama alagrupi turniiriga, et kui me käisime külas siis Gendi klubil Belgias, siis meid kutsuti siis 2 tundi varem kohale, et seal süüa juua koos, rääkida klubide
seisust, arengust, mis on need suunad, kuhu tahta liikuda ja mis on eesmärgid ja siis see nii-öelda siis sihuke nagu ütleme klubi juhatuse liikmete ruum oli siis staadioni nagu tagaotsas vaataga staadioni parkimisplatsile. Ma pakun, et see ruum oli umbes, televaatad ei näe, aga ütleme 2 või 3 korda suurem kui see ruum oli ja seal oli üks 10 juhatuse liiget peaaegu neil ja nende sõbrad tuttavad ja siis ma vaatasin, et mängu alguses on ainult 5 minutit jäänud, siis ma küsisin, et kas me nagu tribüünil istuma ei lähe ja siis vaadati natuke kummalise näoga, et mis mõttes, et nendel oli kommeks, nad tulevad staadionit, söövad, joovad ja siis nad lähevad istuvad seal diivani peale ja hakkavad telekast mängu vaatama, et siis ainult üks juhatuse liige tuli siis minu ja Toonase tegevjuhi Reili Järvatiga siis tuli tribüüni peale vaatama, kes oli siis ühtlasi ka see Gendi staadioni arhitekt ja ta ütles, et tal on Gent ja Tallinna kusjuures sõpruslinnad ja ta ütles, et tal on väga-väga hea suhe varasema Tallinna linnapea, kes ma küsisin, mis ta nimi on, siis ta näitas telefonist Edgar Savisaare telefoninumbrit mulle, ehk siis mitte ainult Eesti ei ole väike, vaid Euroopa ja maailm on ka väiksed. Aga lihtsalt see idee, et sa tuled staadioni kohale, aga sa ei lähe tribüüni peale mängu vaatama, tundub väga ütleme kummastav. See on tõesti kummaline, aga kiiruga midagi rohkem ei tule niimoodi? Jah, ütleme siuke küsimus, et selleks ütleme see on nagu esimene siuke ütleme kummaline, et siin mingid seoses euromängudega ma ei tea, mis kõige kiiremini kohe pähe tuleb oli kui mängisime Domžalega siis võõrsil, siis ma reisisin päev hiljem kui meeskond ja siis jõudsin viimase lennuga Tallinnast Münchenist pidin kohe edasi lendama ja siis lennuk natuke hilines ja jätkulennust maha ja siis kui küsisin, et mis järgmine variant minna, siis öeldi, et kell 8 hommikul ja mingi festival toimus või mingi ehitusmest toimus Münchenis ja öeldi, et 40–60 kilomeetri raadius pole ühtegi hotelli saada ja et annad mul väikse kupongi ja et mine maga, et seal on need lennujaama toolid, et võid öö siin veeta, et siis ma niimoodi ülikonna ja pintsakuga kingadega seal öö veetsin seal Müncheni lennujaamas ja lendasin hommikul edasi, et niimoodi, kui ma ütlen kiiruga sa küsid, et siis siuksed 2 asja tulid kohe esimesed pähe. Okei. Aga nüüd teine valdkond, mis mingil väiksel määral tegelikult hõlmab ka seda, aga ikkagi teine asi, et mingi põnev ja naljakas vahejuhtum, just nimelt naljakas, et siin erinevad mängijad, kes mul on käinud podcastis ja ka kohtunikud ja erinevad toredad tegelased, et kellelgi jääbki puitsad maha näiteks või näiteks üks Marko Merist käis meil siin podcastis ütles, et mängis Nõmme Kaljus. Juhtus nii, et Brasiilia mängumees jäi sadamasse maha, sest et läks vetsu ja vend ongi niimoodi, et opati, oota, kus see on, need on ammu Saaremaal. Okei, tule nüüd järgi taksode asjadega. Mul kohe hüppas pähe ühe teise toona Viljandi, ma ei hakka nimesid ei maini, kuna ma ise seal seotud polnud, aga toona oli üks Viljandi tuleviku mängija, kellel oli Pärnus oli mäng. Ja tal polnud, ütleme siis, talle meeldis mõelda, mis minu jaoks ka ütleme siis nagu suhteliselt nagu mõnus mõtteviis, et elus ei pea sul mobiiltelefoni olema, et sa ei pea olema kogu aeg nii kättesaadav ja siis, kui nad läksid mängujärgselt, läksid Pärnus poodi, siis tema jäi viimasena poodi ja keegi bussist tähele ei pannud ja sõitsid minema ja kui tal telefoni ka polnud, et kellegi helistada, siis alles pärast kohale jõudes pandi tähele, et väravaht on kadunud ja siis tuli meelde, et ta jäi sinna Pärnusse maha. Aga ütleme, mul endal kohe viis mõte selle asjade mahajäämise peale, et ma olen ise kunagi, ütleme, esimestel aastatel Kuressaares olles, ma olen siukse trikki ära teinud, et hakkasin kodust trenni sõitma ja panin trennikoti, panin auto kõrvale ühele poole maha ja siis võtsin postkastis, et mingid asjad viisin autost sõitsin trenni ja trenni kohale jõudsin, siis olin ilma riieteta, ehk siis jalutasin trenni kõrval poolist tundi, et suhteliselt piinlik oli härra Sergei Samogilnile öelda, et asjad on taia kõrval kodus maas, et jah. Vot see on küll ikka üks põnev asi, ikka võib juhtuda, et vahest unustavad ka kõigega pead. Nii, aga näiteks mõni kaunis mälestus Florast? Jah, ütleme, need kaunid mälestused tegelikult ju selle
10 ja natuke peale aasta jooksul on olnud omajagu. Kindlasti kõik need meistritiitlid, samamoodi 21 see sama grupifaas, et need on sellised mälestused, mis jäävad sinuga nagu terveks eluks, et ühte nendest nagu eraldi välja valida oleks võib-olla see nagu ebaaus, et see on nagu kõige, need on kõige vägevad auhinnad lõpuks, et mängijana ei õnnestunud, ütleme, midagi kõrgemal tasemel võita, et ma kujutan ette, et see mängijana emotsioon on võib-olla selline, võib-olla isegi tugevam, sügavam või mälestusväärsem, et teises rollis olles on ta võib-olla selline rohkem pingelangus, et asi sai tehtud. Okei. Aga me ei saa kindlasti jätta puutumata ka sinu kõige suuremat ehk sinu papsi, kelle tänu sellele sa jalgpallini ka usun oled jõudnud, ehk siis Aivar Ain. Et kas mingil määral vahel nagu, kui sa tunned, et sa oled nagu kuskil musta augus või nii, on olnud, et Aivar annabki sulle nõu või nii, sest ta on ju nii elu kogenud või nii? Ja ei, seda on kindlasti, et kui sa ütled toona 26 aastaselt klubi üle võttes, siis ma esimesel aastal, ütleme siis võib-olla noor ja roheline arvasin, et ma tean kõigest kõike, et vist esimese aasta lõpus lahkus kas 8-9 inimest kontorist töölt, kuna siis ütleme, ma ei osanud asju piisavalt hästi siis juhtida, et aga kindlasti ütleme temaga arutades, rääkides mingil määral võib-olla õnnestub mul kõrva taha panna, õppida, aru saada mingitest asjadest, siis ma ei tea, 20-30 aastat varem, kui tema seda tegi, ehk siis kindlasti absoluutselt eelkõige isa, aga teisipidi ka, ütleme, olnud elus hea teenäitaja ja õpetaja läbi selle, et ma mõtlen, et jalgpalli poole pealt, vaid ka eluliselt, et mis on need väärtused, millest elus lähtuda, ma ei tea, kuidas inimestesse suhtuda ja nii edasi, ma arvan, et see on nagu üks väga hea asi, mis ma olen elus temalt kaasa saanud. Jah, see on väga õige, sellepärast ma leiangi, et tegelikult Aivar ongi väga tark mees, ta on juba nii elukogenud, ta on terve selle elu siin meie Eesti jalgpallis olnud ja ma nimetangi, et tema on nagu see suur lõvikuningas ja me olemegi tegelikult lõvikutsikad tema ümber, sest ta ongi tark mees, legend. Ütleme, kui mõelda, et 90-ndate alguses tema ehitas selle üles. Jah, 90-ndate alguses sisuliselt, ma ei tea, 20, 30, 40, ütleme siis klubi sai asutatud erinevates Eesti otsades tema poolt, mis on nagu väga suur panus selleks, et see seeme saaks sidanema ja need klubid saaks erinevates kohtades tekkima, et ega samamoodi ju, ütleme, kui tagasi mõelda siukse, ma ei tea, 10-15 aasta taguse ajal, see oli samamoodi Paide FC Flora, Rakvere FC Flora, ehk siis neid oli üle Eesti oli väga palju ja ma arvan, selle sama Paide FC Flora, ütleme, nagu tulemuse samamoodi on ju ka Paidest tulnud korraliku mängumehe, praegu mõelda Paide linnameeskonna, esimesmeeskonnal Siim Luts, kes on samamoodi siis Flora kasandik. No Siim on kõige suurem legend, et see ikka Paides, Aga siit ma kohe tahaks üht asja, et kui nüüd Aivar korra oli jutt, siis ütle nüüd mulle päris ausalt, kallis sõber, kas ühel päeval võib juhtuda, et ka sina hakkad vesti kandma? Ei, mina vesti kohe kindlasti kandma ei hakka. Mul oli tegelikult üks puuvilast vest kunagi oli, aga see oli väga kauge sellest lambanahksest. Aga ma arvan, et lõpuks iga inimene käib oma rada ja iga inimesel kujunad välja enda, ütleme, harjumused, mis talle istub, meeldib ja mida ta armastab kanda või mitte. Jah, nõus. Aga vaat siis ma võin öelda, et seda kurikuulsat vesti kannan mina. Jah, täpselt. Sest minul on see kingitud. Jah, sest ma olen sellega olnud kõikvõimalikes Eesti ajalehtedes, sokkernetides, asjades ja see on nii vahva tore uudis, kus sõbrad hakkavad järsku kirjutama vanast õhtul, kui Kris, sa oled saates, mis saates, panen ETV mängima ja aastavahetusprogrammis olen mina isiklikult sees oma pildiga, mida tegi Aivar Pohlak oma vestiga, anti jalgpallimuuseumile,
kinkis fännile või vist ma ei mäleta, mis see kolmas variant oli, kas äkki pani põlema või ja oli kirjas, et nii, kinkis fännile, okei, tõks suures aastavahetusprogrammis. Sai aastavahetusprogrammi. Ja saingi jah, selle Aivari vestiga täiesti uskumatuna. Okei, aga nüüd hakkan sulle ette lugema järgmiseid asju. Flora meeskond, 16-kordne Eesti meister, Eva Tipneri võitja, 9-kordne ja 12-kordne superkarika võitja. Väga võimsad tulemused. Jaa, kindlasti on. Kuigi ütleme, millegi pärast tahab kohe pähe türgatada mõni päris valus kaotus vastupidi, et jah, tiitleid on palju, aga ütleme kohe mul tuli meelde see 21 oma grupi hooaja tiitel, mille me kaotasime viimases voorus, kui me Levadia 2-2 viigi tegime. Et aga kindlasti need numbrid on midagi, mille üle tasub ja peab uhkust tundma ja mida on aeg-ajalt tore meenutada. Okei, mis sa isiklikult nagu nendest tulemuste ütled, et kas mingi nendest, kus ma lugesin sulle ette see superkarikas, Eva Tipner või Eesti karikas, kas mingi on nagu sükene ikka vähe erilisem ka või ikka kõik on ikka üks samamoodi kõik eriline? Tead, õige vastus on see, et alati on kõige erilisem see viimane, ehk siis tegelikult see emotsioon on kõige erilisem. Okei. Nii, okei, ma jäin korra nii-öelda lugema nii, aga me ei saa jätta ka kõrvale naiskonda, kelle nii-öelda tulinga toetaja mina olen, tänu nendele minu naiste jalgpalli teekonna armastus algaski, siis tüdrukud on sul suutnud sellist asja teha. Flora naiskond, 8-kordne Eesti naiste meister, nii, 8-kordne Eesti karikas ja siis 9-kordne naiste superkarikas. Jah, see on huvitav, et sellist trikki nagu naised pole veel mehed kordagi teinud, et naised on siis 8 korda järjest lausa meistriks tulnud. Enne seda, ütleme, kui seal, ütleme, circa 10+ aastat tagasi, kui võtsime naiste jalgpalli fookuse alla, siis toona tundus, et on ülikeeruline murda toonast Pärnu jalgpalliklubi, kes oli tegelikult absoluutne valitseja naiste jalgpallis. Et hea meel, et suutsime ja tegelikult on hea meel ka tänavuse hooaja üle, et kui nüüd esimene ring on möödas, et see naiste jalgpalli, ütleme, tipp on niivõrd võrdne, et klubid saavad, ütleme, väga häid mängi omavahel ja seal saad nõus, et praegu ei ole võimalik öelda, kui omavahel mäng hakkab, et kes selle mängu võidab või jääb viiki, sest et tõesti on nii ette arvamatud. Jah, aga isiklikult pean ütlema, et mina, kes olen fänn või nii, siis need viimased mängud, mis meil on näinud näiteks ka Saku naiskonnaga, eriti, et me ei pääsenud sinna karikavinaali, siis aga ma nutsin ja ma lõugasin kodus nagu ratta peal ja kurbust ja pisaraid tuli välja. Jaa, aga see käib jalgpalli juurde. Need rõõmud, mured, kurbused ja need ütleme, ülevad hetked, et need kõik käivad jalgpalliga alati kaasa. Ja see teeb selle mängu eriliseks. Vaata, kui räägiti sellest varri tulekust, et nüüd ütleme, 50-50 olukorrad jäävad ära ja ainult õiged otsused tulevad, siis me näeme seda praegu maailmameistrivõistlustel ka, et neid vaidluspunkte tuleb ikka nii palju, aga see teebki jalgpalli minu arust eriliseks, et ta läheb inimestele korda, on erinevad arvamused, erinevad tõlgendamisviisid ja sealt pealt tekib ka asotaaž ja selline, ütleme siis dialoog ja ka vaidluskohad, ehk siis see ongi see, mis selle mängu eriliseks teeb lõpuks. Aga mida isiklikult sina muidu varrist arvad, kui nüüd puhtad president, ühe jalgpalliklubi, suure jalgpalliklubi president? Ma arvan, et seda lõpuks võib ju tähele panna, et me väga vähe, ütleme siis klubina, võtame sõna nendel teemadel, et muidugi on situatsioone, kus arvad mingit asja teistmoodi, aga kui mõelda nagu puhtalt terve nagu Eesti jalgpalli peale, siis ainuüksi see fakt, et sellele saavad Eesti kohtunikud Euroopas vilistamas käia, kui Eesti liigas varr on, siis ma arvan juba, see ütleb kõik selle vastuse ära, et selles suhtes see varr peab olema selleks juba, et meie kohtunikud saaksid ka konkureerida muu maailma ja Euroopaga ja käia Euroopa mänge vilistamas. Okei, kiire küsimus hoopis niipidi sulle. Ütle nüüd päris ausalt. Ma usun, et kõik mängud on Flora jaoks tähtsad, aga kas see kurikuulus derbi Flora ja Levadia, see on ikkagi kõige tähtsam? Jah, ütleme, meile meeldib nii mõelda, et kõik mängud on alati sama võrdsed, sama tähtsad, aga eks muidugi, ütleme, ka klubis olevad vanemad mängijad, siis ütleme,
teavad ka rääkida, et need on need mängud, mis paneb natuke teist moodi, paneb siis uuesti selle südame põksuma, et muidugi ta on kõige erilisem mäng ja see vastasseis on ju kestnud juba aastakümneid, et jah, ma arvan, et Eestis sellest, ütleme siis eriliselt mängu või mängu, millele saab panna derbi nime külge, ei ole. Jah, ja mina isiklikult, kui nüüd puhas võib öelda kogu Eesti jalgpalli tulihingeline ultravan ja ka podcaster ja võib öelda jalgpalli sisulooja, leiangi seda, et ega me võime siin naljaga öelda, et näed, on nüüd Nõmme derbi, on see derbi, Toov derbi, Tartu derbi, aga tegelikkuses on Eestis ainult üks ja ainus derbi ja see ongi Flora ja Levadia, kes ongi põhimõtteliselt algusest peale seda asja siin teinud, ajanud seda jalgpalli asja ja siis nii kõrgele välja tõusnud. See on puhtalt minu arvamus. Hästi öeldud. Nii, siis on sul näiteks mingi hobi ja lemmiktegevus üleüldiselt? Hea küsimus. Ma ei tea, lemmiktegevus on äkki perega aja veetmine, et seda hobi alla nagu ei tohi panna igaks juhuks ja kui abikaasa kuulab, see pärast jama vajaseks. Aga rääkida hobidest, siis ega ma ütleks, et võib-olla see, ütleme siin 30 lõpus veel natuke jalgpalli mängides, ma arvan, et see on samamoodi mul hobi, et mingi tegevus, mis jätkuvalt, ma ei tea, 30 aastat hiljem nagu paelub ja meeldib, et ma arvan, et see ongi hobi, et võib-olla korra poole aasta jooksul jõuame sõpradega padelit mängima või tartsi loopima, nii et, aga ütleme nii, et need on vist hobi kohta liiga harva tehtud tegevused, et siis võib-olla need ei kvalifitseeru nii hästi, jah. Okei. Mida teeb boss enne ja peale mängu? Hea küsimus, eks ütleme, ega seal midagi väga mõelda, narveerida või siis jälgida pole, et tuleb lihtsalt oodata ja vaadata, kuidas mäng läheb ja siis vaikselt kaasa elada, et ma arvan, et ma olen suhteliselt siuke rahulik mänguvaataja, et ma pigem elan kõiki neid asju sama näoga vaadates rahulikult enda sees läbi, et ma nagu välja ei lase või ma ei tea, väga ei tähista õnnestumisi ja samamoodi ei reageerigi ebaõnnestumiste peale, et ma arvan, et ma lihtsalt enne mängu arvatavasti ootusärev ja siis pärast mängu lihtsalt siis kergelt analüüsiv, et mis seal mängus oli või ei olnud. Nii et täiesti ausalt küsin, et sina ei ole üks nendest presidentidest, kes läheb peale mängu, lööb jalakuukse lahti sinna riietusruumi ja? Tead, 2016 aastast, kui ma klubijuhiks sain, siis ma olen selle aja jooksul käinud ühe korra Flora riietusruumis. See oli toona, kui me 2000, sama suvi, 2016 suvi lõpetasime pärast Gibraltari kaotus Gibraltaril Norbertiga peatreeneri lepingu ja siis ma tutvustasin võistkonnale Argo Arbeitrit ja see on ainuke kord, kui ma siis meeskonna ees käinud niimoodi, et mina usun sellesse, aga ma ütlen, et see on õige, et see on iga klubi paneb ise paika enda dünaamika, enda soovid, kuidas nad tahavad, et oleks, aga minu põhimõte on alati see, et mängijatel ja ütleme treenerite tiimil peab olema see üks turvaline koht, kus nad saavad olla enda keskkonnas, enda inimestega ja ilma, et nad peaksid mõtlema, et kas keegi tuleb nendega enne või pärast mängu rääkima või samamoodi pärast mõnda trenni, et kui on vaja midagi rääkida mõne mängiga, siis saab seda teha koosolekut ruumis üks ühele ja sinna mina ei lähe. Okei. Väga tore igatahes. Nii, nüüd kohe on algamas euroaeg. Mis sa arvad sellest? Oma praegusest vastasest ja asjast? Nii palju kui ma tean, nad eelmine aasta ju kaotasid Tallinnas Levadial 1-0 ja Gruusias tegid 2-2 viigi. Siis võrreldes eelmise hooaega on neil enamik koosseisust muutunud. Mängivad ikkagi, ütleme, tehnilist jalgpalli, nagu on nad Gruusias harjunud mängima. Suhteliselt palju legionäre, on nii siuksi noori talente, kui ka on vanemaid kogenud mängijaid, kes on tulnud välismaalt või välismaal käinud. Ma arvan, et see paar lõpuks võiks olla suhteliselt siuke 50-50, et ma näen, et kui me suudame korraliku esituse teha, siis on meil võimalik esimest ringist edasi minna ja järgmist ringi saada. Siit võtakski nagu, et aga Flora on ju küll ja varasematest aegades ka neid eurosarja hooaegas andnud, on ju. Ja
kõige kurikuulsam võibki olla, oli see, kui te läksite selle kurikuulsa Saksa klubiga aine vastamisi. Et kas siis ei olnud mingit sihukest nagu erilisemat tunnet sul sees, et oota, mis nüüd toimub? Ei olnud, aga siis, kui sa enne küsisid nende igast naljakate juhtumite kohta, siis võib-olla isegi siit üks tuleb, et kui me kodus 1-2 Frankfurdile kaotasime ja siis mängisime võõrsi Frankfurdiga ja kui 1-0 olime taga, me teadsime, et väga keeruline saab olema Saksamaal 2-1 võita. Aga siis, kui me olime 1-1 viigivärava, me teame, et me 1-2 kaotusime lõpuks, aga kui me olime 1-1 viigivärava, siis kui ma ütlesin, et ma väga tihti nagu ei reageeri, ütleme mingi õnnestumiste peale, siis kui me Frankfurdi värava olime, siis ma hüppasin püsti ja siis ma kogemata õnnestus mu kõrval oleval mehel oli õlleklaas käes ja mu õnnestus see põlvega need ümber ajada, et ees oleval sakslasele see krae vahel läks tervenisti, et mina siis kohe viisakalt vabandasin, aga ta ütles selle peale, et te lõite värava, et kõik on selles situatsioonis lubatud, et ära üldse muretse. Ehk siis reaktsiooni teistpidi, et Eestis võib-olla siuke asi kuskil juhtuks, siis võiks vähe tõsisemaks seisuks minna. No ma loodan, et ka mitte ei lähe, aga ma ütlen sulle nii palju, et siin võib vaatajate ees ka öelda, minu hea lahke sõber, kes mind on päris mitmel korral sinna nii-öelda tippruumi võtnud endaga kaasa, mängu vaatama sinna Vloonasse, et olen ka mina teinekord püsti karanud seal, kui nii-öelda mingile klubile on see väravasse löödud see pallikene ja see on loomulik asi. Ütleme, vaata inimesed lõpuks ka erinevad, et kes reageerivad elus tugevamalt, kes vähem tugevalt. Aga jällegi ma ütlen, et ega üks ei ole õige või vale, et kõik inimesed me lõpuks oleme erinevad. Okei, aga äkki räägime natuke poliitikast ka, sest sa oled poliitikamees ka. Kuidas see siis sündis ja juhtus? Ja kas poliitika on mingi meil nagu ka tegelikult jalgpall? Tead, eks ma ei tea, 10+ aastat olin käinud ja rääkinud mingeid asju, mis mina näen, et võiksid olla kas KOV tasemel või riigi tasemel teistmoodi ja lõpuks siis üks sõber ütles mulle, et selle asemel, et kogu aeg nagu rääkida, mis võiks teistmoodi olla ja nähes, et käies teatud kabinettides ja kabinettide ukse taga ja seda su ideid või arvamusi ei kuulata, siis saigi esimest korda valimisliiduga kandideeritud 2021 vallavolikokku ja õnnestus ka volikokku toona pääseda. Ja äkki ma olin seal 1-2 aastat olnud, kui siis ma mõistsin enda jaoks või nägin, et ütleme, suurem võimalus on midagi ära teha, muuta spordi või minu jaoks just nagu liikumise poole peal on võimalik ära teha, ütleme siis astudes parteisse, et ma astusin toona Isamaa erakonda ja ma olen nüüd siin äkki 3. aasta jookseb Harjumaa siis aseesimehena ja siis 2025 KOV valimistel nüüd sügisel panin Isamaa nimekirja ise kokku ja õnnestus ühe häälega valimised võita. Et mis tegi asja erilisemaks oli see, et see ühe hääle hind oli 1 mandaat, ehk siis saime ühe koha läbi selle volikogus rohkem ja ütleme, mulle on tõesti see sport ja liikumine hästi südamelähedased, et mis mulle valmistab muret, et siis tänases Eesti Vabariigis on siis pärast taasiseseisvumist on ütleme noored ja lapsed on siis kõige kehvemas füüsilises vaimses seisundis, mis nad on olnud pärast taasiseseisvumist. Läbi selle, et liikumist on väga vähe, see nii-öelda siis nutimaailm on peale tulnud, aga selle vastukaaluks ütleme siis vastu liikumist ei ole tulnud, et inimesed rohkem nagu näeks, et ma usun, et koolis peaks olema rohkem liikumistunde, ehk siis lapsed saaks igapäevaselt ennast füüsiliselt välja elada ja ütlen siis, see on see, mis mind sinna viis ja mis on mind siis nagu või ütleme soovi seal jätkata või uusi eesmärke püstitada on tekkinud, et eks vaatame, kui kaugele see poliitika viib ja kui enne nagu paralleeli üritada tuua jalgpalli, nagu sa ütlesid, siis võib-olla see ka suurem paralleel ongi, et poliitika on samamoodi nagu jalgpall, on lõpuks ju
meeskonnamäng ja meeskonnatöö, et seal tuleb kõik puusletükid omavahel võimalikult hästi sobituma saada ja kõik on ühe eesmärgi nimel väljas ja selleks, et midagi siis paremaks muutuks või hästi läheks. Okei. Aga kui sa saaksid hetkel 3 asja näiteks muuta Eesti jalgpallis üleüldiselt, mis need oleksid? 3 asja Eesti jalgpallis, mida muuta. Mulle meeldiks, kui jalgpalliklubid siis määraksid või pööraksid suuremat tähelepanu enda noormängijatele, nende individuaalsele arendamisele, kasvatamisele, ka aidata eesmärke püstitada. Sellepärast, et ma väidan, et täna on igas kõrgliiga klubis on huvitavaid või andekaid noori, kellega õigesti tööd tehes oleks võimalik nad siis teatud ajaperioodil esindusmeeskonda integreerida, sisse tuua ja läbi seda ka teha, Eesti jalgpalli või siis Eesti koondisi tugevamaks, et see on kindlasti sihuke nagu esimene mõte, mis mul pähe tuleb. Teine, kui mõelda premium-liiga peale, võiks olla siis see, et kõik tabeli teises pooles klubid võiksid, seda ei saa just panna, et mis teistmoodi oleks, aga mis võiks olla, et nad suudaksid järjest rohkem pakkuda konkurentsi selleks, et esimestel klubidelt punkte võtta, et liiga oleks võrdsem, et hooaja alguses ei oleks teada, et top 4 mängib top 4 kohtade peale tagused 6 omavahel, et see võiks olla siuke väike soov. Ja 3. võiks olla siis, kui noored ja mehed on juba ära puudutud, siis 3. soov võiks olla naiste jalgpalli. Et naiste jalgpallis võiks soov olla see, või mis võiks teistmoodi, et võiks saada rohkem harrastajad esimene punkt ja teine on see, et võiks olla naiste kõrgliigas võiks olla rohkem võistkondi. Ja samamoodi nagu enne meeste kohta, et kes oleks tasemelt konkurentsivõimelisemad. Et see aitaks, need mõlemad asjad aitaks nii naiste kui meeste kõrgliigas oluliselt arengule kaasa. Et mis on nagu teistpidi nagu hea meel näha, siis nii meeste kui naiste kõrgliigas, siis meestes pole ühtegi, sa võid mind aidata, kui ma eksin, aga ega naiste kõrgliigas ei ole ka täna vist teame ühtegi klubi, kes oleks siis nagu ühe mehe või ühe naise klubid, et seal on ikkagi naiskondadel taga mitu treenerit ja arsti väravat treenerid, et mõnes teises pallimängus Eestis on neid ühe mehe klubisid päris palju, et jalgpallis on see areng toimunud niimoodi, et meil enam ühe mehe klubisid nagu ei ole, ja teiste pallimängude kohta, et see pole nagu negatiivselt öeldud, vaid see on just sellest võtmes öeldud, et tegelikult tuleb ka nendele nagu siis tänu avaldada või võib ka kiita selle eest, et ma ei tea, kui võtan Pärnu korvpalli, siis Juhan Kärp on nagu ühe mehe klubi, et ta teeb seal kõike ja see, et ta jaksab seda teha, viitsib teha ja leiab motivatsiooni iga aasta jätkata, et see on nagu, ma ütlen, et väga suurt kiitust väärt. Nüüd siit saabki kohe järgmise küsimuste sulle üleüldse esitada, ehk siis naiste jalgpall, millest sa juba rääkisid, et kuidas sina isiklikult nüüd, kui siis FC Flora ka president on ju, sina, kes oled panustanud juba nii palju ka naiste jalgpalli oma Flora tasandil on ju, mis sõnum sul äkki oleks siis teistele nii-öelda oma ametikaaslastele ehk siis presidentidele, et kas nad võiksid rohkem vaeva näha ka või ainult ongi see, et ei, ega need naised nagu siin midagi ei tee, et siin äkki väike sõnakõks, siin meie suured nii-öelda vennad, Nõmme, Kalju, Levadia ja asjad, miks see võiks ka neil olla naiskonda? Kõigepealt ma tahaks kiita klubisid, kes panustavad naiste jalgpalli, kes on teinud samme selleks, et seda naiste jalgpalli atraktiivseks muuta. Aga kindlasti ma kutsuks üles siis kõiki klubisid mõtlema selle suunaliselt, et mida tugevam on lõpuks meil mõlemad nii naiste kui meeste jalgpall, siis seda suurem ja tugevam pärast ka kandepind. Et hiljem, kui juba luuakse peresid, siis tihtipeale on vaja otsustada, et kuhu trenni lapsed lähevad või ei lähe, et mida rohkem on meil jalgpallimängijaid mehi naisi, seda rohkem on lõpuks neid lapsi, kes treenidesse tuleb. Ja ma ütlen, et naiste jalgpall
me teame kui maailma näitel, et ta on ju muutunud viimastel aastatel või aastakümnel isegi järjest atraktiivsemaks, et kui vaadata naiste MM-i mänge, siis on isegi teatud elemendid nagu naiste jalgpallis, ma ütleks, et ma ei tea, puhtamad või ilusamad kui meeste jalgpallis, et seal siukest, ütleme, meestega on varriaastul ka see simuleerimine enam ära kadunud, aga ütleme, naiste jalgpallis ei ole kunagi sellist probleemi nagu simuleerimine olnud. Seal nad püsivad tugevamalt püsti ja ei tegele siis teatud rumalustega, mis meeste jalgpallis on sisse tulnud. Aga kas on ka mingi siuke asi nüüd, kui nagu võtta näiteks mängija või see treeneri kohustus, mis sul oli vahepeal on ju, et on mingi asi, mis ajab sind tegelikult kurjaks või natuke pahaseks ka? Jalgpallis sa mõtled üleüldiselt? Üleüldiselt ja sa võid tegelikult võtta ka selle nagu presidendina. Ei, ma võtaks võib-olla siis üleüldiselt, et ega see on nagu meedias ka läbi käinud, et ütleme see platsi kõrval toimuv, et on olemas treenerid, kellel on kindlasti, ütleme siis probleeme siis sellega, et nad ei suuda enda võistkonda, ütleme, normaalselt juhtida, et selleks, et olla edukas, ei pea lapsi, noori, ma ei tea, mõnitama, alandama, solvama või treeneri poolt ka vastas võistkonna mängijatel mingeid asju ütlema ja ütleme sellega koos platsi kõrvaline osa, et ka samamoodi lastevanemate puhul, et ma arvan, et ma olen elu jooksul käinud meeletul kogusel igast erinevatel mängudel ja noortemängudel ja ma ütlen igaks ette ära, et see pole ainult jalgpalli probleem, et siin see on ka teatud teistes pallimängudel samamoodi sellega muresid, et lapsevanema roll platsi kõrval peaks olema siuke positiivne toetamine, kaasaelamine, mitte siis laste õpetamine, käskimine, ma ei tea, vastaste mõnitamine või solvamine või siis vastasvõistkonna lastevanematega, ma ei tea, siis halbade asjade ütlemine või provotseerimine ja mis iganes seal töölt edasi, et see on, ma arvan, üks asi, mis me enda Eesti spordisüsteemis, ma arvan, et me suudaksime nagu oluliselt paremaks teha, et ma ei saa öelda, et see viha läheb, aga ma ütlen, et see on kindlasti üks asi, mida ebameeldiv äkki. Ja ebameeldiv asi, mida saaks muuta. Ja sellel noorel mängijal platsi peal olla, ütleme sellise surve all, kui lapsevanem kõrvalt, ütleme, karjub talle mingeid asju või nõuab mingeid asju, siis ma arvan, et vaimselt on ka seal noorel see suhteliselt keeruline olla, et vaimset tugevust saab teistpidi kasvatada kui niimoodi. Aga kui me podcastiga alustasime, siis oligi nii, et põhimõtteliselt terve perekond on selle jalgpalliga seotud, aga nii ongi ju, sest et Aivar isa on ju, siis sul Pillerin, siis su teine õde on ju, siis sina on ju, siis ongi ka täie ruhinaga niimoodi läinud, et on ju juhtunud nii, et ainult su vend Siim on ju, tema ju kuidagi siin. Kusjuures mul minust siis 6 aastat noorem õde Liisa mängis veel kunagi Flora tüdrukut 95 võistkonnas lisaks ja vend Siim siis, mille pärast nüüd FC Flora Kehtnasse läksin, siis tegelikult oli see, et vend Siim oli seal ju ees. Siis tema mängis 85 võistkonnas, ta mängis, aga tema lõpetas mängimise ära, ma pakun 11 või 12 aastaselt, kui ta hakkas vist 12 aastaselt kohalikku väikest ajalehte välja andma ja seda poodidesse müügile viima ja sealt ja see raadiohuvi tekkis ja muusikahuvi, aga ütleme, ühel või teisel moel on kõik jalgpalli sees olnud või läbi käinud ja ilma, et keegi oleks, ma ei tea, sundinud, suunatud või käskinud, vaid see on nagu, see jalgpall on, vähemalt minu jaoks, see on nii loomulik elu osa olnud, et ma ei tea, ilma selleta vist ei oskakski. Okei, aga ma tean seda vähemalt, et ühel suvel siis ka Aivaril ja ka Pillerinil on kohtuliku paberid. Kas sinul on ka? Ei, mul kunagi olid, okay. aga enam ei ole. Ja ma vilistasin mõned noorteliiga mängud toona, kui ma Kuressaare mängija olin. Ja siis ka mõne madalama liiga mängu ühte kohe tuleb ette Leisi staadionil vilistasin Leisi JK ja RGR Ironi vahel, et jah, aga ütleme lõpuks kõige jaoks ka elus aega ei jätku.
sa võiksid mõeldaks uuesti need endale ära teha ehk kehtivaks määrata ja pullu oleks ja naljakas oleks, kui sind derbi lahingusse määratakse. Aga see derbi lahing peaks olema mingi muu derbi. jah, see oleks eriti lahe ja pull vaadata. Nii, vaikselt hakkamegi nüüd juba lõpupoole jõudma, aga selline nüüd tahaks teada, kus sa näed EFC Florat 10 aasta pärast? See on väga hea küsimus. Ma tahaks, et me suudaks ehitada Flora siis samadel põhimõtetel veel tugevalt toimimas, ehk siis mängides, arendades ainult eestlastest mängijaid, nii et me suudame igal aastal mõne eestlasest talendi välismaale viia või müüa. See võib olla nii naiste kui ka meeste poole peal. Samamoodi nagu nüüd see Kaares uudis oli, et ta välismaal läks. Et suuta seda teha järjepidevalt, et ma arvan, et me oleme teinud selle 10 aastaga väga-väga suure töö ära selleks, et meil noortevõistkonnad oleks väga heal ja kõrgel tasemel. Ja enne kui me rääksin sellest individuaalsest arendamisest, siis see sama loogika, et me viime igas vanusekäigus parimaid mängijaid või ütleme teistest mängijatest eespool olevaid enda arengus neid aasta jagu vanemate võistkonda, et toetada just selle mängija individuaalset arengut, mitte lähtuda ainult selle võistkonna võitmisest. See on ka tähtis, aga see ei saa käia nende noormängijate arengu hinnaga, et me sisult igas aastaga, kus praegu mängib 3-4-5 mängijat aasta vanemaid ja me ikka selle juures suudame olla igas vanuseklassis Eesti täiesti tipus või siis seal 2., 3., 4. Et ma arvan, et sama asja 10 aasta pärast teha veel paremini, veel kvaliteetsemalt ja ma arvan, et see on see kõige suurem eesmärk. Ja kui me neid asju teeme, siis tulevad automaatselt kaasa need, mis sa lugesid, need liigavõidud, karikad, superkarikad ja Euroopas mängimised. Väga-väga kehv ja väga vinge. Aga nüüd tulevad siuksed asjad nagu siuksed kiirküsimused sulle ainult. Burger või pizza? Pizza. Jõulud või jaanipäev? See on küll ühel eestlasega hullem küsimus, mida vist üldse küsida saab, et lapsena jõulud, täiskasvanuna jaanid. Teater või film? Teater. Saun või jäävain? Heas vormis olla, see oli jäävann kindlasti parem, aga nüüd saun. Nii, siis lemmiksöök? Lemmiksöök seapraat. Nii, ja viimane, kas Flora naiskond või Flora meeskond? See on hea lihtne vastus, Flora. Väga-väga vahva. Ja nüüd, kui me podcasti lõpetame, siis tulebki kõige viimane ja klassikalisem küsimus, mis on kõigile. Kuidas isiklikult sinule minu panus korda läheb, mis ma teen siin Eesti jalgpallis? Ma olen kunagi varem seda öelnud ka, et iga inimene, kes võtab vaevaks panustada Eesti jalgpalli, teeb seda suuremaks ja paremaks. Ehk siis aitäh sulle selle eest, et sa oled võtnud selle vaeva vedada. Ja käia mängudel, elada kaasa nii Paides kui Türil kui ka Tallinnas ja igal pool, kus sa jaksad käia, samamoodi teed sa podcasti ja sotsmeediat ja ainult kiitus selle eest. Ja kui oleks sinusuguseid veel, ütleme, 10 ja 10 või 100, siis me jalgpall oleks rohkem pildis, lendaks rohkem ja saaks ka rohkem, ütleme siis tähelepanu, mida tegelikult nii väga vajab. Meil on olemas ainult üks Eesti jalgpall ja me kõik peaks tegema parima selleks, et selle hästi läheks. Ja mina tahan isiklikult ka sind tänada, et teile läheb see korda, mis ma teen ja ma ütlen, et suur au on olla ka Flora naiskonna ja meeskonna toetaja, kaaselaja ja fänn. Nii et aitäh teile, rohesärgid. Nii et aitäh sulle, Kris. Aitäh sulle. Ja siit ongi öelda aitäh Pellele, kes tuli täna minu podcasti. Samuti ma tahan tänada oma koostööpartnerit Krisi Trahtri, kes on välja pannud maitsvad snäkid, aga ennem pange meile kindlasti YouTube'is follower ja like, samuti Instagramis, Facebookis ja peatse kohtumiseni ning tšau! Crazy, crazy, that's what they say. Running a wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost
my mind, can't find my soul. Jalgpalli podcast. Kris küsib.